tere Äripäeva raadio kuulajad, mina olen Markus Tamm ja alustan järjekordset põnevat saadet saatesarjast Investeerimisportfell 2030. Esimene kvartal on juba selja taga, kevad koputab, tuju on hea ja minul on täna veebiühendus Tartuga, kus mul on saates nüüd rõõm võõrustada ja vestelda investori ja ettevõtjaga, kes on eelkõige tuntud dividendinvestori nime all. Tere tulemast saatesse, Märten Kress! Tervist! Paljud investorid ja uued investorid on ilmselt jõudnud sinu blogisse dividendinvestor.ee läbi Google'i erinevate ETF-i ja aktsiate märksõnade. Vähemalt ise ma siis niimoodi esmakordselt su blogisse 2017 jõudsin, kui ma uurisin ja õppisin ETF-ide kohta. Ütleme, et kui ma nüüd mõtlen sinu selle dividendinvestori blogi ja brändi peale, siis sa oled ise ennast investorina nagu kirjeldanud, et sinu teekonna alguses sa olid siis pigem selline konservatiivne dividendiaktsiate koguja ja ajapikku on sinu riskisuu kasvanud ja kogu see investeerimine tervikuna on muutunud laiahaardelisemaks. Et kuidas täna selle dividendinvestori nime all tegutsedes sa tunned, kas sa eelistad, et sind kutsutakse dividendinvestoriks või investor Märten Kressiks? Ma ütleks, et seal tegelikult ei ole vahet, et umbes võib-olla siin 2 aastat tagasi või natuke rohkem, 2020-2021, kui ma enda jaoks tegin ukse lahti kasvuaktsiate maailmas ja sai jälle järjekordse ringina neid krüptosid vaadatud, siis korraks nagu tabasin end mõttelt, et kui ma kirjutan päris palju ka muudest asjadest, siis kas ehk mitte see blogi nimi ei ole oma aega ära elanud või kuidagi eksitav. Aga täna ma saan öelda, et ma olen rõõmsalt ringiga dividendiaktsiate juures tagasi ja need ikkagi jätkuvalt moodustavad olulise osa minu portfellist, nii et ma arvan, et see nimi on täitsa ajakohane ja aktuaalne täna ikka veel. Okei, aga räägime siis investeerimisest. Tahakski kohe alustada dividendiaktsiatega. Ja kui ma mõtlen dividendiaktsiatesse investeerimise peale ja püüan ennast panna nagu sellise alustava investori olukorda, siis ma arvan, et väga paljud lähenevad sellele alguses nii, et okei, et ma pean leidma ettevõtted, mis 1, maksavad dividende ja 2, maksavad neid võimalikult palju. Aga ma olen ajapikku aru saanud, et sa ise tegelikult vaatad seal võib-olla mingeid muid kriteeriume, mis on sinu jaoks võib-olla isegi olulisemad dividendiaktsiate valimisel kui see dividendimakse suurus. Et kuidas seda dividendiaktsiate valimist kirjeldaksid? No esimene asi on muidugi see, et iga aktsia, mis täna või sellel aastal maksab dividende, me ei saa teda kutsuda dividendiaktsiaks, et me natukene ikkagi peaks vaatama ajas tagasi ka, et kas ta maksis eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal, viimases majanduslangusepisoodis, et kas need dividendimaksed on regulaarsed või mitte, on ju, ja samuti kas seda poolt, et kas siis juhtkonnal on mingisugune välja hõigatud pühendumus neid dividende maksta ehk niinimetatud dividendipoliitika. Aga muidu jah, et nende dividendiaktsiate valimisel mul on selle 3K, niinimetatud 3K meetod, vaatan kasumlikkust, vaatan kasvu ja vaatan kapitalistruktuuri ehk siis võlakoormust ja nendes 3 segmendis erinevad suhtarvud, selline fundamentaalanalüüs nii-öelda ja sealt siis need parimad palad välja kooruvad ja mis on veel nagu nende dividendiaktsiate valimisel minu arvates oluline on see, et millal iganes me läheme üksikaktsiaid noppima kusagilt börsilt, siis me võiks ikkagi alati võtta need paremad, otsida need kirsid tordil välja, mitte valida omale portfelli mingeid keskmikke või nigelaid ettevõtteid lihtsalt sellepärast, et nad juhtumisi maksavad dividende. Ja kui sa küsid siis sellest rammus dividend ehk võimalikult kõrge dividendimäär versus mingisugused muud karakteristikud, siis ei saa eitada, et kõik, kes selle ukse lahti teevad ja dividendiaktsiate poole vaatama hakkavad, siis tahaks kohe maksimeerida oma seda rahavoo tootlikkust, on ju, et panen 1000 eurot turule, tahaks maksimaalselt palju saada dividendidena tagasi. Ja eks oli minul täpselt samamoodi see esimene faas selline, aga õige pea ma avastasin siis seda,
et hea küll, et ma tahan täna saada justkui oma portfellile või egole sellist pai ja rahavoogu, ehk ma natukene ostan siis selliseid tänaseid rahalehmasid, kõrge dividendimääraga aktsiaid, aga oluliselt rohkem püüan osta siis neid dividendi kasvatajaid, mis aastast aastasse oma dividendimakset tõstavad, mille dividendimakse on selline jätkusuutlik ja turvaline ja see on siis selline pikaajalise portfelli valguses parem strateegia. okei, aga sa päris palju oled ilmselt kokku puutunud ka alustajatega, et aitad ja õpetad neid, et mis on sellised suuremad mured ja küsimused, mis ikka ja jälle alustajatel tekivad, kui nad tahavad hakata endale seda dividendiaktsiate portfelli kokku panema? Tead, ma pean tunnistama, et ma praktiliselt ei tee enam mingisuguseid alustajate koolitusi ja natukene ma olen sellest maailmast juba võõrdunud, võiks isegi öelda, mentorluse poole pealt ka, et väga aktiivselt seal ei toimeta. Aga mulle tundub, et päris palju on ikkagi sellised nagu tehnilised küsimused, et kuidas ma täpselt midagi ostan, mis mingisugune nupuke tähendab, kuhu nupule ma vajutan kuskil maakleri juures või pangas ja sellised tehnilised aspektid, maksustamine kaasa arvatud ja ma ei tea, missugune ETF täpselt valida ja nii edasi. Ja teine suur pool on investeerimisstrateegia ja ma ütleks, et see on asi, mis on võib-olla siin mõningate meie finantssisu loojate tõttu üle tähtsustatud, et väga paljud on jäänud kinni sinna, et ma ei oska välja mõelda omale seda ideaalset portfelli strateegiat, mis tähendab, et ma ei julgegi esimest sammu teha, sellepärast et kõik räägivad, et ma ei tea, kolmandik laenud, kolmandik kinnisvara, kolmandik börs ja kui ma ei tea neist asjadest midagi, ma ei oska kuhugi minna, on ju, ja siis joostakse kuidagi väga varajases faasis kinni nende asjadega. Et seda ei tasu üle tähtsustada, et ikkagi meil on sellised kaks põhilist varaklassi, mis näitavad pikaajaliselt inflatsiooni ületavat tootlust, aktsiad ja laenuga soetatud üürikinnisvara ja selle võiks võtta alguspunktiks ja lihtsalt liikuma hakata. See on hea mõte minu meelest ka uutele investoritele, kes pole veel alustanud, aga tahaks, siis neil jääb võib-olla selline mulje, et neil peab kohe see lõppstrateegia paigas olema, et kui alustavad või siis ei alusta üldse enne. Ja tegelikult ju me ilmselt mõlemad ka teame omast kogemusest, et see strateegia ja portfelli ülesehitus ju ajas muutub ja täiustub ja ise arened edasi, õpid juurde ja muudadki oma portfelli ülesehitust. Et kui mõni vahel minult küsib, et et ma ei tea, et tahaks alustada, et mis ma teen, et ma tahaks LHV aktsiat näiteks osta, siis ma ütlengi see, et osta lihtsalt kas või üks aktsia kohe ära, sest et ja loodetavasti sa näed, kuidas selle hind langeb alguses, et sa õpid nagu lihtsalt selle aktsia hoidmisega alguses nii palju, et sul ei ole vaja kohe mingisugust suurt strateegiat, et see nagunii ajapikku tekib. Aga sa mainisid ka sõna siin ETF ja tahtsin võtta teemaks indeksi investeerimine ETF-id. Muidugi need kaks ei pea olema omavahel seotud, et võib ka ju dividendiaktsiatesse läbi ETF-i ehk sellise börsil kaubeldava fondi investeerida, aga kuidas sa ise näed seda, eelistad sa pigem üksikaktsiaid või dividendiaktsiat ETF-i, kas võib-olla alustajale on etem ETF-ist alustada või kuidas? Ma ikkagi olen täitsa seda meelt ja usku, et enamus inimestest, kes investeerimisega esimest korda kokku puutub või hakkab investeerima, siis nad ei ole fanatid, ükskõik kas siis tehnilise analüüsi või fundamentaalanalüüsi ehk majandusaruannete ja majandusnäitajate uurimise ja analüüsimise poolel. Et sellepärast need indeksfondid ETF-id on ju väga tänuväärne väärtpaberiliik, et me ühe ostuga saame ligipääsu tuhandetele ja tuhandetele ettevõtetele üle maailma, erinevates majandussektorites, erinevates regioonides. Ja ma arvan, et ikkagi iga investori portfelli alustala võiks mingi laiapõhjaline indeksfond või ETF olla ja mu enda portfellis täpselt samamoodi.
et olen väga hästi kursis selle statistikaga, kui palju elukutselisi fondijuhte siis iga-aastaselt jääb passiivsetele indeksfondidele alla ja see protsent on seal ikkagi on ju 80+ elukutselistest fondijuhtidest, et siis on väga naiivne oodata ja loota, et ma nüüd alustan üksikaktsiate valimisega ja suudan siis edestada neid turuindekseid, et noh, sellepärast olulise osa portfellist, eriti alustades ja võib-olla mõne investori puhul nagu kogu strateegia ongi täies ulatuses ETF-id ja kogu lugu, et oma portfellis ma täpselt samamoodi püüan siis tasakaalustada, et ligikaudu pool üksikaktsiad ja teine pool siis sellised laiapõhjalisemad ETF-id, et jah, ma seal küll natukene timmin, et ma ei osta kogu aeg seda kõige laiapõhjalisemat globaalset, et ma natukene vaatan seal regioonide lõikes, mingid nüansid seal veel on ju, võib-olla mõnda sektorit üle või ala kaalus hoida mingitel perioodidel. Aga noh, igati tänuväärsed ja meil on täna ju hästi palju neid tooteid ka, et alustame kas või 3. sambast, siis meil on LHV kasvukonto, meil on Swedbank Roburi fondid, kus igaüks saab käe valgeks teha praktiliselt suhteliselt madalate kuludega. Aga sa ütlesid, et 80% elukutselisi fondijuhte jääb indeksile alla. Kas sa tegelikult arvad, et see on sellest, et neil ei oleks oskust, teadmisi või et nad on kuidagi rumalad investeerimises, et nad ei suuda seda ületada, sest minul on võib-olla siin natuke eriarvamus paljudega. Mina arvan, et nad jutumärkides tahavadki kas teha indeksi tulemust või natuke kehvemat peale teenustasude maha arvestamist, et hoida portfelli vähem volatiilsena ja seeläbi hoida kliente, kes võib-olla ei suudaks suuremat riski ja suuremat volatiilsust läbi teha, läheks fondist oma rahaga välja ja seetõttu fondijuht ja fond nagu teeniks vähem, kui see AUM ehk Assets Under Management langeks, et ühesõnaga fondidel on tihti suurem huvi hoida seda suurt kapitali oma fondis ja teenida selle pealt mingit protsenti, kui tegelikult see tootlus ja siis nagu tihti ongi lihtsam teha nagu vähem tootlust, aga kindlamalt. No mõnes mõttes jah, mõnes mõttes jah, see on nagu teada ja tuntud see indeksite nii-öelda kallistamine fondijuhtide poolt, et kardetakse võtta olulist riski ühele kui ka teisele poole, on ju, et kui Apple'i osakaal indeksis on, ma ei tea, 5% on ju, siis hoitakse sellest 5% suhteliselt kinni. See ulatus, mille osas siis hälbitakse, võib-olla ongi 4,5 kuni 5,5 heal juhul, et keegi ei julge päris nulli viia seda Apple'i osakaalu näiteks, on ju. Aga ma rohkem arvan ikkagi seda, et kõigi fondijuhtide eesmärk on ikkagi näidata maksimaalselt head tootlust, nii võrreldes oma konkurentfondidega, nii võrreldes oma võrdlusindeksiga, kui ka siis üleüldiselt absoluutsena. Aga see allajäämus, see tuleb valdavalt ju 3 allikast. Esiteks see, et fondidel on haldustasud. Erainvestorina meil ka on tehingutasud, meil on konto haldustasud mõnikord. Teine aspekt on cash drag ehk siis see, et aktiivselt juhitud fondid tavaliselt ei ole 100% investeeritud, nad hoiavad mingi osa portfellist rahas, sealt kohe tuleb ju mahajäämus, siis kui turud on tõusvad. Ja 3. aspekt on siis see oskus neid aktsiaid valida ja seal nüüd mängib seal statistikas rolli tõenäoliselt see, et fondijuhid, neil ei ole seda luksust olla nagu väga kannatlikud, neil ei ole väga palju aega, nad peavadki näitama kas kuu, kvartali või 1 kalendriaasta jooksul oma tulemust, mis tähendab, et tihti võib-olla rapsitaksegi üle, kui me vaatame neid nii-öelda positsioonide liikumist ja ühe positsiooni fondis olemise keskmist pikkust, siis me näeme, et fondid on ikkagi väga palju aktiivsemaks läinud. Eraisikust investoril meil ei ole ju vahet, et kas meil on investeerimist ees või kauplemist ees, et kas see tootlus tuleb koju sellel kvartalil, järgmisel kvartalil või hoopis järgmine aasta, kui ta nagu siis nii-öelda aastases tootlusnumbris kenasti meie tootluse eesmärki täidab. Nii kaua, kuni ei ole siin siuke eufooriline pulliturg nagu
paar aastat tagasi, kui influencerid hakkavad lihtsalt omavahel võistlema, et kes teeb päeva, nädala või kuuga rohkem tootlust, on ju. Ja. No see on jälle aga märk, on ju, ajastust ja ma just tahtsin meelsusest öelda, tavaliselt. ma just tahtsin öelda, et see on niisugune ajastu märk, et kindlasti toredad mälestused sellest ajast jäävad. aga ütlesid, et sul endal on 50% umbes laiapõhjalistes ETF-ides, indeksites, ETF-ides ja siis ülejäänud sama palju üksikaktsiates. Ma olen, paranda, kui ma eksin, aga ma olen aru saanud, et sa neid üksikaktsiaid rohkem ajastad, sisenemist siis rohkem ajastad, ETF-e indekseid soetad niimoodi regulaarselt, aga tahtsin võtta teemaks selle ajastamise, et sellises investeerimismaailmas ja osta-hoia maailmas tihti saab see ajastamine omajagu peksa, et ei ole mõtet, ei too mingit kasu, aga miks sa siis ajastad ja kuidas see välja näeb sul? No põhimõtteliselt ma ETF-idega püüan teha nii, et mõnes mõttes ma nagu ei ajasta, et ma ostan regulaarselt iga kuu, 2 korda kuus isegi. Aga teisalt ma nagu ikkagi veidi ajastan, sest ma valin, missugust konkreetset ETF-i ma siis sellel hetkel just ostan. Mul on välja valitud käputäis ETF-e, noh näiteks kõige lihtsam ongi siin eristada USA versus Euroopa. Ja tavaliselt nagu nüüd on see koht, kus meil nagu kauplejana ja investorina siis need vaated lähevad vastuollu, et mina ostan neid mahajääjaid pigem. Et kui on nagu sellised 2 ETF-i, kus ajalooline selline analüüs on näidanud, et seda mahajääjat ostes ma teen teene omale pikaajalise tootluse mõttes, siis võt neid paare ma niimoodi switchin, et iga kuu vaatan 3-6 kuud tagasi ja otsustan, et kumba ma nendest ETF-ide paarist siis ostan. Et seal ma nagu veidi ikkagi nagu ajastan ka üksikaktsiate osas, ma ei tea, nii palju nagu mul endal seda isiklikku kogemust on, nii palju, kui ma olen näinud erinevaid kvantitatiivseid analüüse, siis kuni 3 aasta perspektiivis üksikaktsiaid valides on ajastamisel ja sellel valuatsioonil päris suur roll. Nüüd, mida pikemaks ajahorisont läheb, seda ebaolulisemaks muutub see, mis valuatsiooni pealt sa selle üksikaksia ostsid, et siis hakkavad mängima muud tegurid, ehk siis ennekõike on ju äri enda kasv. Et see oligi mu õppetund võib-olla seal 2018, 19, 20 ka, et maru heal ajal sain mingitele tublidele ja turvalistele dividendiaktsiatele pihta, aga kui see väärtuse vahe või valuation gap oli justkui sulgenud, siis see tootluspotentsiaal sealt edasi oli tegelikult võrdne ettevõtte käibe ja kasumi kasvuga laias laastus. Ja kui see oli ikkagi nagu 2 või 3% kasvupotentsiaaliga ettevõte on ju, siis see oligi sinu oodatav tootlus pluss dividend. Et see oli siis ka ajajärk, millal ma seda portfelli natukene selle infobaasilt muutma ja roteerima hakkasin. Jah, see on huvitav, kui sa räägid sellest fundamentaalsest käibekasumi kasvust, siis võt mina ju kauplejana tegelikult ajan ka neid kasvavaid ettevõtteid taga lihtsalt läbi selle tehnilise analüüsi ja tehnilise pildi momentumi, mingi ajaseeria momentumi ja sellise poole, kuigi tavaliselt ka mingil määral ju peegeldab neid fundamentaale, et kui on hea käibekasumi kasvuga ettevõte, siis ka tema aktsiahind kasvab hästi, nii nagu sa ütlesid, et mingi ootus on siis vastavalt sellele, et lihtsalt minu jaoks üks huvitav tähelepanek, et me küll analüüsime võib-olla mingit ettevõtet täiesti erinevat pidi, aga jõuame nagu samasse kohta välja, et me tahame kasvavat ettevõtet, siis fundamentalist tahab seda kasvava fundamentaalide käibekasumi kasvuga ja tehnikuna mina tahan siis lihtsalt seda kasvavat aktsiahinda, aga tihti need ongi nagu üks ja sama. Täpselt. Aga meie viimases börsijutud saates sa ütlesid, et pea 20 aasta turukogemuse peale on sul tekkinud hea nina sellele, et millal olla rohkem turuindeksis ja millal võib-olla otsida pigem üksikaktsiatest võimalusi ja ma pärast veel mõtlesin selle peale, et kas see natuke ei muuda sellist passiivset strateegiat aktiivseks, et vaata, indeksi mõte võikski olla see, et sa üldse ei mõtle selle peale. Kuna sina aktiivselt haldad oma portfelli ja
ja tahad nagu rohkem võimalusi leida ja võtta, siis ma saan sellest aru. Aga siis mul tekib küsimus, et millal siis oleks jälle see aeg, millal tuleks indeksit vaadata, et kui nüüd kuulajad mõtlevad, et okei, et võib-olla siis täna see indeksist ootus ei ole nii suur, et üksikaktsiates rohkem võimalusi, siis mis peab nagu juhtuma turul või maailmas või majanduses, et jälle tahaks neid indekseid pigem vaadata? no ma ütleks nii, et ega ma ei tea, on ju, mul ei ole ka seda kristallkuuli, et see on see Ei ole minu või? enda Ma arvasin, et isiklik, sul on. see on see minu enda isiklik kogemus ja, ja noh, võib-olla siis selgituseks on ka oluline aspekt, et ma ei ole neid ETF-ide oste nulli tõmmanud, ma olen neid siis vähendanud poole võrra praegu viimastel kuudel. samas ma ikkagi ostan neid regulaarselt ja ma siis natuke valin ka, et mida ma ostan, on ju, ma ei tea, suurettevõtted versus väikefirmad, Euroopa versus USA, mingid sektorid sinna rohkem juurde. Et noh, nagu keskmine investor, tema puhul tegelikult see ei ole ikkagi oluline ja see muudab kogu seda investeerimise olemust ka, et kui sa oledki mugavust armastav või laisk investor või kuidas iganes me seda sildistame, on ju, siis ainus aktiivsuse komponent, mis võiks olla, on minu arvates see, et kui turud on tippudest tulnud -20–25%, et kui sul on võimalik, siis pane sinna indeksitesse rohkem raha. Sul käis siin lausest läbi fraas keskmine investor ja noh, ma ilmselt saan aru, mida sa selle all mõtled, aga tegelikult kui natuke filosoofilisemalt läheneda, siis kes peaks tahtma olla keskmine investor, et noh, okei, võib-olla passiivne indeksinvestor tahabki olla keskmine, aga minul nagu tekib see vastumeelsus sellele, et ma ei kujuta ette, et ma hommikul ärkaks üles, vaataks peeglisse ja ütleks endale, et hommikust, Markus, et sa oled keskmine ja sa tahadki olla keskmine, et ühesõnaga minul oleks nagu raske suhestuda sellega, et ma tahan olla keskmine. Et kuidas sellega siis on, et kas investeerimises peaks vahel olema see soov olla keskpärane või miks, kes see keskmine investor on, miks ta peaks tahtma olla keskmine? Mõtlesin, kas ma saan mingit analoogiat tuua või mingit näidet, kohe nagu otseselt ei tule pähe, aga see keskmine kindlasti ei ole siin kuidagi mõeldud halvustavalt, vaid pigem see on siis mu oma tutvusringkonna, kõik, kes on mentorluses käinud, kõik, kes on kommentaare jätnud blogisse ja Instagrami, kogu selle maailma pealt, et see seltskond, kes aktiivselt on avastanud enda jaoks kas investeerimise või kauplemise ja sellega parasjagu aktiivselt tegutseb, nemad selgelt ei ole keskmised. Neil on rohkem huvi, neil on rohkem aega, nad panevad sinna seda ressurssi rohkem. Aga väga paljude puhul neist juhtub nii, et aasta, poolteist, 2 on aega ja tahtmist sellega näiteks tegeleda. Ja siis tuleb elu peale, et ükskõik kas töö, pere, ma ei tea, järelkasv on ju. Ja see suur huvi vajub ära ja võt siis sa saadki selleks mõnes mõttes selliseks passiivseks keskmiseks investoriks, kelle puhul kõige õigem, see on jälle siis minu selline subjektiivne arvamus, et vali see indeksfondi idee ja noh, justkui nagu säästa regulaarselt ja ära lase nendel säästudel püsida oma pangakontol, vaid suuna nad kuhugi, kus on siis potentsiaalne varade kasv ka olemas. Minul tuli siia meelde üks hea näide sellest keskmisest. Taleb on öelnud, kirjutanud, et hea näite, et kui jõe keskmine sügavus on 1 meeter ja sa hakkad sealt läbi jalutama, aga see 1 meeter on keskmine sügavus, et kõige sügavamas punktis on ta 2 meetrit ehk üle pea. Et see on hea näide minu meelest sellest keskmisest ja võib-olla pigem rohkem tootlusootusest, et kui investorid panevad indeksisse ja arvavad, et nad saavad sealt 7–10% aastas, et siis see on täpselt see, et noh, see, kes aasta aega tagasi pani oma raha indeksisse ja ootas sealt 10% aastas, et siis tulebki välja sealt see tõsiasi keskmise kohta, et üks aasta on -20, siis on +40 ja nii edasi, et see keskmine tuleb nagu pikapeale välja, et lihtsalt tahtsin selle siia välja tuua. Aga okei, teeme väikse pausi, aga jääge lainele, sest kohe jätkame Märteniga põnevatel teemadel. Saade, mida kuulate, on investeerimisportfell 2030, kus täna on mul saates külas Märten Kress, mina olen saatejuht Markus Tamm.
tere tulemast tagasi kuulama saadet Investeerimisportfell 2030, kus täna on mul saates külas dividendinvestor Märten Kress, mina olen saatejuht Markus Tamm. Esimeses osas rääkisime päris mitmetel põnevatel teemadel dividendiaktsiatesse investeerimisest, indeksitest, ETF-idest, keskmine olemisest ja nii edasi. Ja läheme nüüd teises saate osas nii aktsiate kui psühholoogia ja muude teemade peale. Küsiks sult kohaliku Tallinna börsi kohta, et ma olen aru saanud, et sa otseselt väga ei investeeri kohalikul ei Balti börsil ega Tallinna börsil, et hoiad riske hajutatult ja üle piiri. Millest see otsus, kas see on alati nii olnud või millest see otsus pigem vaadata välisturgudele kui kohalikku börsi? No siis, kui ma selle dividendiaktsiatesse investeerimisega algust tegin, siis mulle tundus, et ma olen leidnud väga hea valemi või sellise checklisti, kuidas siis selliseid tublisid dividendimaksjaid leida. Ja see puudutas siis valdavalt on ju nii dividendimaksjate ajalugu kui ka muu selline fundamentaalinfo ehk majandusnäitajad ja finantssuhtarvud. Ja kui ma selle oma checklisti ette võtsin ja lasin siit need kohaliku börsi ettevõtted läbi, siis praktiliselt mitte midagi ei tulnud sealt puhaste paberitega välja. Ja oligi hästi lihtne nagu põhjendus siis on ju nii iseenda jaoks või põhjus iseenda jaoks ja põhjendus teistele ka, et kui meie kodubörsilt või Balti börsilt laiemalt ma ei leia selliseid ettevõtteid, mis vastavad täna minu kriteeriumitele, siis nii ongi, et siis suure osaga oma rahast ma tegutsen seal, kust ma leian selliseid ettevõtteid. Üks aktsia, suur ja populaarne Ameerika aktsia Berkshire Hathaway, mis ka eestlastele väga meeldib paljudele, aga minu meelest sa oled öelnud, et sa ise ei ole sinna investeerinud, aga hiljuti su blogist lugesin, sa kirjutasid Berkshire Hathaway portfellihalduri Todd Combsi mõtetest, aga mina tahaks sinult küsida, et miks sa Berkshire'isse pole siis investeerinud või mis su üldine arvamus sellest ettevõttest hetkel on? No esimesel hetkel on ju nii, kui ma alustasin oma selle sihipärase dividendiportfelli ülesehitamisega, siis fakt, et Berkshire ei maksa dividende, lükkas ta kohe siis sellisesse teise kategooriasse, mida nagu praktiliselt üldse ei vaadanud. Ja ikkagi aastast aastasse ma olen nagu veidi sinna sisse vaadanud ja iga kord on mul siis olnud mõningad sellised küsitavused, et mõlemad vanahärrad on üpris eakad, on ju, kuidas on lahendatud see rollide üleminek, kui aktiivsed on siis need portfellihaldurid, mis otsuseid nemad teevad, ma ei ole sinna nagu väga detailselt süüvinud ja ma tegelikult ei tea, on ju täna seni, et kes kui suures osas neid investeerimisotsuseid teevad ja kes selle tootluse justkui koju toovad. Aga võib-olla isegi olulisem aspekt on see, et see ettevõte on oma turuväärtuselt nii suureks kasvanud ja tal on päris raske leida investeerimisobjekte sellises mahus, mis mõjutaksid selle ettevõtte tulemust, on ju majandustulemusi siis piisavalt hästi. Ja me oleme näinud, et see rahajääk on seal aastast aastasse olemas olnud ja muud kui kasvanud ka. Ja mulle nagu väga ei meeldi siis omada midagi, kus keegi ootab kas kriisi või mingit võimalust ja kogub seda rahapuhvrit või lihtsalt ei näe on ju võimalust seda raha ära investeerida. Et huvitav olukord ongi see, et mulle meeldib endale investeerida ettevõtetesse, mis maksavad mulle rahavoogu. Ja kui ma saan selle rahavoo, siis ma saan ise otsustada, et kas ma jätan ta siis kontole seisma või tarbin ära või ostan mingisuguseid väärtpabereid. Aga mulle väga ei meeldi, kui Berkshire'is kogutakse hästi palju seda rahavoogu dividendidena kokku ja siis seda hoitakse seal ja midagi suurt temaga pihta ei hakata. Siin jah, praegu pani mind mõtlema, et tegelikult ju Berkshire Hathaway on nagu, Warren Buffett on siis nagu see reklaamnägu ja inimesed justkui nagu usaldavad Buffetti kätte oma raha, et las tema vaatab, kas on vaja hoida raha ja kasutada kriisis võimalusi või nii edasi. Aga vaikselt ongi ju juba need nooremad seal hakanud seda otsustamist üle võtma ja mingi hetk võtavad täielikult.
et huvitav, kui kaua see Buffetti reklaamnägu või see narratiiv siis kestab selle aktsiaettevõttega, et usaldatakse oma raha ja las nad ise siis haldavad seda. no täpselt, pluss seal nii palju, nagu ma olen sinna sisse vaadanud, siis mul on tunne, et need kaks portfellihaldurit valdavalt toimetavad siis väärtpaberiturgudel ehk noteeritud väärtpaberitega. Buffetti enda oskused ja tugevused on väga palju selline deal making kuskil kõrval kriitilistes olukordades. Ükskõik, kas need olid siis sellised mingid vahetusvõlakirjade emiteerimised Goldman Sachsile ja investeerimispankadele suures finantskriisis või mingite ettevõtete, mis ei olnud börsil noteeritud, nende ülevõtmine on ju. Ja siis seal selle juhtkonna motiveerimine ja paigas hoidmine mõistlikul moel, et see äri oleks hästi jooksutatud ja juhitud. Et mulle endale tundub, et tema kuidagi tugevused on seal pigem privaatpoolel tehinguid tehes, mitte aktiivselt börsiportfelli hallates. Ja kui see klots kunagi ära kukub, on ju, et siis see Berkshire on mõnes mõttes teist nägu. Hästi, tahaks küsida sellist asja sinult kui fundamentaalanalüüsi tegevalt investorilt, et finantsettevõtted, ma olen aru saanud, et näiteks pankade aktsiaid peab analüüsima kuidagi teistmoodi kui muid sektoreid ja meil siin hiljuti oli sihuke kergemat sorti panganduskriis, mis hetkel justkui nagu tuli, kustutati ära kiirelt ja hetkel ei ole see edasi arenenud. Aga mis su enda selline arvamus hetkel pankade aktsiatest ja finantsettevõtetest on selle hetke olukorra valguses? Vastus on väga lihtne, et kui me vaatame Mandri-Euroopa pankasid või vaatame USA pankasid, siis mina ei näe seal mingisugust investeerimiskaasust järgmiseks 2-3 aastaks. Et see, mis juhtus, see oli kriis, see lahendati praegu ära, mis tavaliselt juhtub pärast kriisi. Tulevad täiendavad regulatsioonid, mis tähendab seda, et laenamine muutub kallimaks, laenamine muutub vähem kättesaadavaks, pankadele tekib järjekordne ring täiendavaid kohustusi, ükskõik kas siis kapitalinormatiivide näol või mingil muul moel, mis viib lõpuks selleni, et need ärid on nagu vähem kasumlikumad ja nigelama kasvupotentsiaaliga, kui nad olid siin paar kuud tagasi, on ju, tuleviku väljavaate osas. Ja ma ei näe seal nagu sellist pikaajalist kaasust, et praegu me võime siis rääkida sellest, et kas me saame tehniliselt kuidagi sellele rongile hüpata, kui seal on taastumine või väärtussuhtarvude poolest on ju, aga natukene sihuke fundamentaalanalüütiku pilgu läbi natuke asümmeetriline panustamine, et kindlasti kui ma tahaks selles sektoris mingeid liigutusi teha, siis ma pigem teeks läbi ETF-ide kui üksikute pangaaktsiate. Liigume selle sama teemaga natuke psühholoogia poole. Mina ise siin oma tehnilise analüüsi kõrvalt olen natuke kogemusega või aastatega hakanud jälgima ka sellist turupsühholoogiat või meeleolu ja sentimenti. Ja minu jaoks on nagu üks selline punane lipp näiteks see, kui mingid teesid lähevad väga ülerahvastatuks, ehk siis näiteks ma olen viimane aasta ma olen nii palju kuulnud igalt poolt, et pangad on head investeeringud, pangaaktsiaid peaks ostma, sest intressimäärad tõusevad, siis pangad hakkavad kohe suuri kasumeid teenima ja ma saan aru, et seal võib olla mingi loogika, mingi fundamentaalne põhjus, aga kui nagu kõikide onude-tädide jaoks on juba selge, et peab pangaaktsiaid ostma, sest et sealt hakkavad kasumid tulema, siis mina oleks nagu väga ettevaatlik, kui ma kasutaks sellist sentimenti ja psühholoogilist poolt oma portfelli haldusel. Kuidas sa suhtud sellesse, et mingid väga populaarsed teesid, mis nii ajakirjanduse pealkirjades kui igal pool, ma ei tea, õhtusöögilaua ümber õhku visatakse, et nüüd on nii ja nüüd peab nii minema? Täpselt, et nagu sa pangandussektori osas väga hästi rääkisid, et intressimäärad tõusevad on ju, siis peaks justkui pankade tulubaas kasvama. Täna ma pigem hakkaks sisse hindama või juba oleks ammu aeg sisse hinnata seda, et tore, et tulud kasvavad, aga kui me ikkagi räägime majanduslanguse potentsiaalist siin ühte või teistpidi, siis hakkavad need
viivislaenud ja halvaks läinud laenude osakaal ka tõusma, mis tähendab omakorda lööki jälle sinu tulude poole peale ja sinu krediidiportfelli kvaliteedile. Et täna ma pigem juba räägiks rohkem sellel teemal, mis tähendab seda, et õige pea me hakkame nägema seda, kuidas pangad hakkavad tegema täiendavaid provisjone ehk kasumiaruandest läbi kandma selliseid laenude allahindamise reserve on ju, igaks juhuks siis pannakse midagi tallele, et kui asjad halvaks lähevad, siis me oleme juba eeldanud, et natuke suurem osa laenudest võib halvaks minna. Ja noh, sellepärast need pangad ongi hästi keerulised ettevõtted või see ongi keeruline sektor, mida analüüsida, et see laenuprovisjonide või laenude allahindamise ja ümberhindamise läbikandmine kasumiaruandest mõjutab seda joonealust numbrit ikkagi, noh, tihtilugu me võimegi öelda vahest isegi kordades. Et need hetked, millal terendab kuskil tulevikus oht mingiks kriisiks või majanduslanguse episoodiks, siis pangad hakkavad korstnasse kirjutama, noh, lihtsustatult öeldes on ju, korstnasse kirjutama järjest rohkem ja rohkem protsentuaalselt oma laenuportfelli ja kannavad kasumiaruandest seda läbi. Ja siis, kui meil hakkab tunneli lõpust paistma valgus ja majandus hakkab taastuma, siis need ümberhindlusreservid või allahindlusreservid, mis tehti, lastakse justkui lahti, kantakse kasumiaruandest kasumina läbi ja siis toimub selline hüppeline kasumite kasv. Ja tihtilugu seda kõike läbi närida ja läbi hammustada on siuke päris suur töö, et sa pead nagu natukene peas järge pidama, et kui palju ta siis nüüd see konkreetne pank selles tsüklis neid allahindlusi on teinud, mis on see potentsiaal nendeks reservide lahti laskmiseks, kui palju see mõjutab tulevikus kasumiaruannet on ju. Ehk siis lõpuks viib selleni, et see kasumaktsia kohta ehk EPS pankade puhul on selline väga-väga lihtsalt manipuleeritav näitaja. Räägime rahatarkusest ka siia saate lõppu, hetkel kuum teema. Sa ise ka mingil määral propageerid sellist rahatarka käitumist, säästmist, investeerimist, aitad inimesi. Mis see rahatarkus sinu jaoks tähendab ja kui rahatargaks sa ennast pead? Hea küsimus. Ma arvan, et nagu baastasemel rahatarkus on natuke siuke hügieeni küsimus, et mingid asjad võiks olla paigas ja tegelikult kui need asjad on paigas, siis noh, mõnes mõttes võime öelda, et selline finantsiline edu on vältimatu. Ma ei ütle, et nüüd kõik saavad siin üle rikasteks või miljonärideks, aga senikaua, kuni sa omad ülevaadet on ju, kui palju tuleb sisse, kui palju läheb kuludena välja, sa suudad midagi säästa sellest ja osakese sellest ka investeerida, siis tegelikult on nagu asjad ju väga hästi ja ma arvan, et baastasemel see rahatarkus ei puudutagi valdavalt investeerimist, vaid ta puudutabki seda isiklike rahaasjade korrashoidmist. Ja kui sa küsid, et kui rahatargaks ma iseennast pean, siis sellel baastasemel tundub, et midagi sain nagu lapsepõlves kaasa, mitte võib-olla läbi kõige positiivsemate isiklike kogemuste, ehk tekkis tunne, et ei taha kunagi sellist asja, et raha oleks otsa saanud või mingil hetkel oleks on ju palgapäev veel 2 nädala kaugusel, aga konto on tühi, et see lõi mingisuguse baasi sellisele isiklike rahaasjade jälgimisele ja investeerimispoolega ma olen tegelenud ka ju, noh, varsti saabki see 2 aastakümmet, et natuke seda kogemust ja tarkust on, maailm pidevalt muidugi muutub, neid valdkondi on väga palju, jätkuvalt ma võin siin üles lugeda asju, millest ma ei tea mitte midagi, kaasa arvatud praktiliselt kogu see asi, millega sina, Markus, tegeled, on ju päevaste optsioonide kauplemine ja kõik see muu maailm, et tegelikult see investeerimise pool on ka ju väga lai ja. Jah, see on lai ja ma tahtsin tuua nüüd järgmiseks teemaks selle, tähendab, kui ma mõtlen rahapsühholoogia peale, siis mul alati tuleb kohe ette see Morgan Houseli raamat Rahapsühholoogia ja seal, ja ma vaatasin, et sa paar aastat tagasi oma blogis kirjutasid 7 tsitaadist, lugesin eile selle uuesti läbi
ja huvitav on lihtsalt see, et seal minu meelest on nii palju ühist investeerimisel ja kauplemisel, nagu sa ütlesid, just mainisid ka isegi nende päevasiseste optsioonide puhul, et mis sealt tsitaatidest minu jaoks tuli välja, et oluline on järjepidevus, unikaalsus, riski mõõtmine ja minu meelest see nii hästi kirjeldab ka minu kauplemist, ükskõik kas siis päevakauplemist või pikemaajalisemat mingit trendide põhjal portfellihaldust, et mingil määral ikkagi need investeerimiskauplemise põhimõtted nagu ka kattuvad ja mulle meeldis see esimese tsitaadi mõte, et don't screw up inglise keeles ehk siis ära lihtsalt kihva keera, et see ideede olulisus versus riskihaldus, et ka minu igapäevaelus töös on see riskihaldus on nii oluline ja mul kohe tekkis siia üks hea analoog, et kui ma sõpradega tennist mängin, siis noh, me ei ole keegi professionaalid ja siis ma olen seal mõelnud sedasama põhimõtet, et löö lihtsalt see pall üle võrgu teisele poole ja ära võta liiga suurt riski, et sa püüad teha mingi tugeva täpse löögi kuhugi taha nurka, on ju, ja siis tegelikult lööd võrku või platsilt välja, vaid löö lihtsalt see pall üle ja siis kuna see vastasosapool pole ka professionaal, siis suure tõenäosusega ta teeb ise endale selle miinuse, et tema võtab nagu rohkem riski selle löögiga. Ja minu meelest minu jaoks on nii hea analoog selles investeerimismaailmas ja mu oma kauplemises, aga kuidas sa ise nagu selle, noh, ma lugesin, et see Morgan Houseli raamat sulle väga meeldis ja läks hinge, et mis nendest tsitaatidest, nendest mõtetest su enda jaoks nagu selline olulisem on? Ja vot seesama, mis sa jagasid, ma arvan, et see ongi peamine, et kehtib nii minu puhul kui kehtib ka enamuse teiste puhul, ükskõik kas investor või kaupleja või me võime selle üle kanda ka, on ju, kas sporti või muudesse elu igapäevaharjumustesse, on ju, kas või hambapesu või liikumine ja trenni tegemine. Et jah, see mul endale ka kuidagi sümpatiseerib, et püüda vältida nende suurte ja laastavate vigade tegemist kriitilistel hetkedel. Noh, tavaliselt selleks on mingisugused kriisid ja langusepisoodid või täpselt samamoodi kriitilised hetked on ka buumid. Need, kui mingid asjad on liiga palju meediakajastust saanud ja tekivad siis mingisugused mullid, on ju, et sa ei müü maha oma kinnisvara või korteri peale, ei võta nagu teise järgu hüpoteeki ja ei pane seda kuhugi krüptosse, on ju, mingi eeldusega, et sa 2 nädala pärast oled überrikas. Aga mis mulle sealt veel nendest tsitaatidest meeldis, noh, väga mulle tegelikult meeldis see riski võtmise tsitaat, mis puudutas seda, et ei ole mõtet riskida sellega, mis sul on ja mida sa vajad, lihtsalt selleks, et saada midagi, mida sul ei ole, aga mida sa tegelikult ei vaja ka. Ehk siis, kui sul on ikkagi mingi ports, ma ei tea, rahast või portfellist, mida sa tõesti millegi jaoks vajad, no ütleme näiteks hakkad kinnisvara soetama või maja ehitama, siis ära nagu viimasel hetkel mõtle, et äkki mul õnnestub see kuidagi tuubeldada siin järgmise 3 kuuga, on ju, et noh, siis ei ole vast kõige sellisem mõistlikum tegevus. Ja siis see unikaalsuse pool ka, et investorina eriti meil igaühel on selline oma karakter ja omad asjad, mis iseloomuomadused, mis meid kuidagi kirjeldavad ja millele nagu vastu ujuda või oma portfelliga vastu minna ei ole nagu väga mõistlik lihtsalt sellepärast, et siis me teeme oma elu investorina ju väga keeruliseks, et kui mulle see rahavoog näiteks meeldibki ja mul on lihtsam hoida selliseid väärtpabereid, mis maksavad dividende, näiteks ka selliseid ETF-e, siis kuigi see võib-olla ei ole objektiivselt vaadatuna kõige maksuoptimaalsem lahendus või kuluefektiivsem lahendus, siis senikaua, kuni see aitab minul paremini püsida kursil, on see minu jaoks hea ja õige lahendus. Täpselt samamoodi, kui keegi kirjutab, et ta annab välja palju laene kuskil laenuportaalis või investeerib idufirmadesse või omab 5 üürikorterit, siis see ei tähenda, et see sobib mulle, on ju, et see sobib sellele investorile, aga see ei pruugi sobida mulle. Aga üks asi, mis ma sinu seal postituses Morgan Houseli põhimõtete peale hakkasin nagu mõtlema investeerimise ja kauplemise vahe, et riskihaldus, et noh, vaata minu jaoks tähendab riskihaldus seda, et ma realiseerin kiirelt väikse kahjumi ära, kui mul ei ole õigus.
aga investeerimises investorid hakkavad tihti langusel mingit aktsiat hoopis juurde ostma, et kuidas seal siis see riskihaldus nagu lühidalt kokkuvõttes võiks välja näha, et noh, minu jaoks on see justkui nagu riskide lisamine, kui ma Eks juurde. 90% juhtudest see vastus on hajutamine. Et ükski positsioon ei ole nii suur, et kui see täitsa põhja läheb, et siis sa sellest hävid. Ja eks teine aspekt on siis see, et kui sa oledki aktiivne investor ja mingi üksikaktsiate valija, siis ikkagi püüa nagu aru saada, et mis seal ettevõtte sees toimub. Et me oleme siin börsijuttudes ka varem rääkinud minu sellest äpardusest Saksamaa tehnoloogiaettevõttega Wirecard, kus oli raske uskuda, on ju, et kus suitsu seal tuld, aga tuli välja, et ikkagi nii oli. Mingi aeg tagasi asutasid Miljoni klubi. Et kui nüüd lühidalt kokku võtad, et mis see Miljoni klubi on ja kellele see mõeldud on? Miljoni klubi on virtuaalne investeerimisklubi. Käime kuus 2 korda Zoomi vahendusel koos. Aastas paar korda tuleme saalis ka kokku, et just siin aprillis, 22 aprill on meil saali kokkutulek ka, mis on enamasti selline rohkem selline suhtlemisele ja töötoa versioonis loodud üritus, suhtlemisele suunitletud ja tutvumisele. Aga sisuliselt siis ongi selline tugivõrgustik ja info ja teadmiste saamise koht, et eks seal on sellised 3 alustala, et leiad omale sellise seltskonna, kellega arutleda investeerimise ja rahaasjade teemadel. Minult saad motivatsiooni, inspiratsiooni ja tuge kursil püsimiseks ja järjel püsimiseks, et need teemad oleks ikka kogu aeg laual. Ja siis lisaks see informatsiooni pool, et no ma ei taha siin kasutada sõnu mingid investeerimis- või kauplemisideed, vaid pigem ikkagi info, et nii selles mõttes, et ma ei tea, kuidas valida ETF-e, missugused on need olulised karakteristikud näiteks ETF-ide valimisel või mida teada, kui sa üldse ostad omale näiteks võlakirju või kuidas neid võlakirju mingis pangaportaalis osta. Et sellised teadmised ja loomulikult siis ka sellised finantsturge puudutavad aktuaalsed teemad, et olgu meil siin hiljuti oli see panganduskriisi teema või muu taoline. Ja kust selle kohta rohkem infot leiab? Selle kohta miljoniklubi.ee, et tavaliselt avalikult on sihuke 1-2 liitumisvooru aastas ja siis saab sinna klubisse sisse ja nendel regulaarsetel koos viibimistel ja koos käimistel osaleda. Väga põnev vestlus, me oleme siin pea 3 aastat 1-2 korda kuus sinuga turgude teemadel arutlenud, aga iga kord on mul põnev sinuga rääkida ja õpin jälle midagi uut. Aitäh saatesse tulemast! Aitäh kutsumast! Saates oli siis investor, ettevõtja, dividendinvestor Märten Kress. Rohkem saate tema kohta lugeda blogist dividendinvestor.ee. Saade, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030. Mina olen saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni!